Tere, mina olen koomik Ain Vaida. Mina olen Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ja te kuulate Linnajutte. Ja siin me räägime maast, ilmast ja loomulikult Tallinnast. Eeskätt Tallinnast. Head kuulamist. Ja täna istub siin Jevgeni meiega koos ka üks tore härra Ott Oja, kes on hariduse ja vaimse tervise ekspert. Ott, kuule, räägi, mis siis sind hariduse ja vaimse tervisega seob, kuidas igapäevane töö välja näeb? No igapäevases töös ma olen siin Tallinnas, vastan siis sellise laste ja noorte vaimse tervise tegevuskava eest, ehk siis vaimse tervise probleemide ennetus üleüldiselt üle Tallinna linna, nii haridusvaldkond, sotsiaalvaldkond, aga vaatame täiesti transpordi poole peale ka, et kuidas meie transpordisüsteem siin seda soostab, aga mu enda taust siis ongi just siin vaimse tervise valdkonnas ja haridusvaldkonnas, et ma pikalt siin juhtisin sellist riiklikku või üle-eestilist vaimse tervise valdkonna katusorganisatsiooni Vatekit, et selle valdkonna korralduses olen ikkagi päris pikalt ja põhjalikult sees. Ja enne seda olen olnud ise õpetaja, olen olnud õpetajate koolitaja Eestis, Slovakkias ja Malaisias ja ka Tallinna Ülikoolis aitasin siis välja arendada sellist asja nagu tulevikukooliprogramm, kus me siis nõustasime erinevaid koole, sealhulgas Tallinna koole, et kuidas selline teaduspõhist kooli arendust teha. Ehk sellist nagu vaimse tervise haridustausta mul on üksjagu, et teha just see fookusega, et kuidas see valdkonna üle korraldada, kuidas need asjad omavahel päris toimima panna. Ja võib-olla tähelepanelik kuulaja mõistis, et täna räägime haridusest, võib-olla tekkis selline tunne ja nii ongi ja minu jaoks on tegelikult teema selles mõttes kauge, et pole juba mitu aastat koolis käinud ja vähe sellest ei ole ka Tallinnas koolis käinud mitu aastat, vahepeal 2 kuud käisin, aga sellest ärme räägi. Et kui mina käisin koolis, ma käisin Keilas koolis, see oli, mis asi, 20 aastat tagasi varsti on ju, et tegelikult hästi huvitav on haridusest rääkida, sest kõigil inimestel on nagu mingi kogemus ja tihtilugu see kogemus on kuskilt aastate kaugune täiesti teises olukorras on ju. Et Jevgeni, äkki sa räägid natukene sellest, mis olukord Tallinnas praegu hariduses siis on? Sest kõik ju mäletavad mingit muud aega. No see on sul täpne märkus, et iga lapsevanem arvab, et ta ju teab kõige paremini, kuidas haridust anda ja rääkimata siis sellest, et ka lastel on loomulikult oma nägemus, kuidas see peaks toimima. Kui me mõtleme Tallinna haridussüsteemile, siis esimene väga suur ja oluline nending on see, et meil on üks maailma parimaid haridussüsteeme. Ehk siis kui me vaatame seda, kuidas meie koolilapsed rahvusvahelistes võrdlustes esinevad, siis selgelt see on erakordne saavutus kogu ühiskonnale, et me oleme suutnud üles ehitada sellise haridussüsteemi, kus me näitame maailma tipptasemel tulemusi, et ma siin eelmine nädal just tunnustasin Tallinna noori, kes eelmisel õppeaastal siis rahvusvahelistel olümpiaadidel võistlustel Eestit esindasid Eesti koondistes ja kokku 24 medalit ja 37 last, kes osalesid, maailma tipptase, eks. Samal ajal, eks probleem on, nagu ikka, ja üks nendest on kahtlematult see, et samal ajal kui Tallinnas on Eesti parimad koolid ja selle kaudu võib öelda, et maailma parimad koolid, siis meil on ka Eesti nõrgimad koolid on ka siin samas Tallinnas ja hästi paljudes kohtades võib niimoodi näha, et sul on üks kool, mis on täiesti absoluutne paremik, eks ju, ja siis 500 meetrit eemal on tegelikult kool, mis näitab kolmandiku või poole võrra kehvemaid tulemusi ja see selgelt ei ole hea ja selline hariduslik ebavõrdsus kihistumine tegelikult ajas kasvab ja seda siin viimase aja uuringud ka näitavad, et sellesse peab tegelikult sekkuma. Et aina rohkem, kui siiani on meie haridussüsteemi tugevus olnud see, et me suudame sisuliselt täita Barack Obama sellist ilusat tunnuslauset, et ka kõige vaesema pere laps peab saama õppida meie parimas koolis, et siis aina rohkem me näeme seda, et laste hariduslik tulemus hakkab sõltuma vanemate siis rahakotist, et nad suudavad rohkem pakkuda nii-öelda koolivälist tegevust, panustada huvitegevusse ja nii edasi. Ja me näeme näiteks seda, et Tallinna Reaalkooli lapsevanema aasta sissetulek versus näiteks Karjamaa põhikooli lapsevanema sissetulek, see erineb kordades, et see teatud kihistumine tegelikult tekib ja
ja see on süvenev, nii et sellele kindlasti on vaja olulisel määral reageerida selleks, et seda nii-öelda edu, mis me siiani oleme saavutanud, et sellele nii-öelda edasi ehitada, mitte seda siis aja jooksul maha mängida. Teine, mis on Tallinna puhul hästi oluline, see on selgelt seotud nii-öelda linna varasemate otsustega või õigemini nende puudumisega, on siis see, et meie koolid on kohutavalt ülerahvastatud. Et viimase 10 aasta jooksul on Tallinna põhikoolidesse tulnud tuhandeid uusi lapsi ja sisuliselt pole avatud ühtegi uut kooli. Et on paisutatud olemasolevaid klasse üle seaduse piiride ja samal ajal siis ehitatud koolihoovidesse usinasti mooduleid, kus siis hädapärast lapsed saavad õppida küll, aga seda ei saa kuidagi nagu strateegiliselt adekvaatseks planeerimiseks nimetada. Ja selle mõju on olnud see, et kui eelmisel aastal oli õpetajate streik, üleriigiline õpetajate streik, siis meil oli valdasid, kus õpetajad ei tahtnud streikima minna, sellepärast et nad ütlesid, et neil on tegelikult selle valla mõttes päris head töötingimused ja töötasu üks kõrgemaid. Ja kõige usinemad streikijad olidki tegelikult pealinna õpetajad, sellepärast et esiteks siin on nii-öelda tööturg teistsugune, nii et õpetaja üleriiklik miinimum Tallinnas tähendab hoopis midagi muud kui Antslas. Ja teine küsimus on see, et kui sa Antslas saad õpetada 15 last klassis, võib-olla isegi vähem, et siis Tallinnas on klasside suurus põhikoolis siin 24, 26, 28 last, gümnaasiumis kõvasti üle 30 ja loomulikult see põletab õpetajaid läbi, see töö ongi ka objektiivselt raskem, nii et see on see tänane olukord. Ja sa ütlesid, et siis tegelikult nüüd viiakse klassid väiksemaks põhikoolis 24? No see on nüüd üks hästi oluline otsus, mida me oleme nüüd selle linnavalitsusega langetanud ja tõesti uus õppeaasta nüüd alles algas ja me saame öelda, et enam-vähem kõikides koolides paari üksiku erandiga on siis see, mis on seaduses ette nähtud põhikooli klassi piir, 24 last on ka reaalselt tagatud, et me ei pane sinna 26 ja 28 last, vaid me oleme selgelt öelnud linnavalitsuse poolt, et 24 on tõesti piir, mis on tähendanud seda, et sel aastal me oleme avanud täiendavaid klasse erinevates koolides selleks, et oleks optimaalne õpetaja koormus olemas ja ka õpilastel oleks normaalne õpikeskkond. Ja nüüd siis järgmise 9 aasta jooksul, kui siis tänane esimene siis läheb teise ja sealt edasi iga aasta, siis me lõpuks 9 aasta pärast jõuame sinna, et kõik Tallinna põhikooliklassid on normaalsuurustes. Ja see tähendab seda, et meil on vaja 10 uusi klassikomplekte üle linna avada, mis praktiliselt toob kaasa selle, et meil ongi uusi koolimaju vaja. Ja meil on hetkel siis 2 on juba aktiivses plaane, 1 on just avatud, Karjamaa 18, seal kasvab uus põhikool peale ja alates 1. klassist järk-järgult. Ja lisaks sellele on siis arhitektuurikonkurss juba käimas Martsa tänaval Lasnamäel ja siis ka Pikaliiva asumis munitsipaalkooli rajamine. Plaanides on ka Reidi teele siis Tallinna Sadama arendustesse uue koolimaja põhikooli rajamine, nii et tegelikult on siht on lähima 4 aasta jooksul 2000 uut koolikohta avada Tallinna linnas. Tundub nagu õpetajale nagu palju tööd juurde hoopis, kui sa hakkad uue klassiga tegelema, et kuidas nagu õpetajaid tuleb ka juurde lihtsalt, jah? No õpetajaid on vaja ka juurde palgata loomulikult ja see on ka, ütleme, kui Tallinn siiani on palgakonkurentsis olnud, see oli ka eelmise linnapea selge veendumus, et Tallinna linn midagi juurde õpetajatele ei maksa, et nii palju kui riik siis palka tõstab, nii palju Tallinn ka tõstab, et see on riigi probleem, et meie siin omavalitsus ei hakka seda lahendama. Et siis see on ka üks mõttemalli muutus, et alates selle aasta 1. septembrist Tallinnas on kvalifitseeritud õpetaja palk 100 eurot kõrgem kui riiklik miinimum ja tegelikult loomulikult ehkki süsteemne õpetaja palga tõstmise lahendus on ikkagi riigi käes, ma nüüd olen kuulnud, et raha on haridusminister pehmelt öeldes öelnud, et siis ikkagi ka õpetajate palgaraha eelarvest ette nähakse, aga see, et Tallinn peab siin olema sammu ees, ma arvan, et see on igati vajalik, sest me oleme näinud, et päris mitmed õpetajad, ma olen ise suhelnud õpetajad, kes Tallinnas elavad, ütlevad, et nad käivad õpetamas mõnes väiksemas koolis siin Raasiku vallas või seal samas Keilas, sellepärast, et seal on tegelikult vald maksab palka juurde, esiteks ja teiseks seal on ka väiksemad klassid, nii et on tegelikult töö on lihtsam. Absoluutselt, sellel perioodil, kui mina ise olin õpetaja, siiamaani tean paljusid õpetajaid, et see oli täiesti levinud ikkagi see, et elad Tallinnas, käid lähivaldadesse tööle, sest nad maksavad sulle peale.
nagu miks sa ei jaksa tegelikult ju Tallinnas selle õpetaja miinimumiga siin elada. Ja noh, Tallinn linnana ongi kallim ka kõigele lisaks. Et noh, kui ma ise läksin noorkooliprogrammiga õpetajaks, siis ma Tallinna välistasin esimese hooga. Lihtsalt, et nagu, et ma ei võta seda õpetaja miinimumi ja ei hakka maksma Tallinna üüri. Mina läksin siis Kehrasse hoopis õpetajaks. Ma sain sama palga, tasuta korteri vallalt, sest nagu seal ei ole üüriturgu, nii et valda andis õpetaja korteri mulle. Ja mul olid 16 õpilasega klassid. Nagu versus 30 on ju. What not to like. What not to like. Et nagu see oli lihtsalt super deal, et jah, et ma ei saa Tallinna melu, aga kõik muu mu elus on nii palju parem selle võrra. No sa ilmselt olid õpetaja mõned aastad tagasi. Ma olen kuulnud kõikidelt õpetajatelt, keda ma tean, et tööd on nii palju, et Tallinna melu ei jõuaks nautidagi. Et ma eeldan, et see probleem ei ole nagu kuskile nüüd jäädavalt ära kadunud, et õpetajad on üle töötanud. Et kas Ott, sa oled ka kuidagi just vaimse tervise poole pealt ka õpetajate peale mõelnud oma töös ja selles tegevuskavas, mis sa kokku oled pannud? Jaa, tegelikult see on hästi kriitiline osa, et ja me oleme seal laste ja noorte vaimse tervise tegevuskavas ka näinud ette just nii õpetajate kui ka teiste noortega töötatud spetsialiste jaoks sellist vaimse tervise alaste oskuste arendamist, sealhulgas sellist sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpet, et õpetajad ise õpiksid ka nagu, et need eneseregulatsiooni oskusi, et kuidas stressiga paremini toime tulla ja samas nad saavad neid oskusi anda ka õpilastele edasi, et noh, jällegi, et selleks, et midagi õpetada, siis me peame mitte lihtsalt intuitiivselt mingeid asju oskama, vaid me peame need ikka väga praktiliselt mõistma samm-sammult, siis me oskame neid edasi selgitada ka. Sest noh, asjad, mida me teame intuitiivselt, on väga raske selgitada kellelegi teisele edasi. Aga noh, lõpuks loomulikult, et igasugused sellised vaimse tervise trikid ja head toredad harjumused ei tasakaalusta ära seda, kui sul on lihtsalt tööpäev rämedalt riiki täis ja sa 8 tundi päevas manageerid lihtsalt 30 sellist noort, kes siis omavahel kogu aeg kuidagi plahvatavad ja üritada sellist keskkonda seal kuidagigi hoida, et see on ikkagi see on väga suur selline kognitiivne surve, millest on väga raske taastuda isegi ära, nii et pole ime, et õpetajad seal ka läbi olevad. Aga et see klasside väikseks tegemine, ma saan aru, et see on nagu suur oluline asi ka õpilase enda vaimsele tervisele. No jaa, absoluutselt, see on eriti oluline on see nooremas eas, nii seesama see lasteaia klassgruppide tegemine siis 20 lapse peale ja kõik esimesed klassid ja sealt tegelikult siis põhikooli lõpuni 24 õpilase peale üleminek. Et eriti nooremas eas on selle lapse jaoks hästi oluline see side täiskasvanuga, ehk siis seal koolis ikkagi selle õpetajaga ja lasteaias samuti siis lasteaiaõpetajaga, et see kontakt, see suhe on seal hästi kriitiline, aga mida rohkem selles klassis on lapsi, see raskem seda suhet hoida. Loomulikult absoluutselt väikseks ei ole ka mõistlik neid gruppe ajada, sest sul on vaja, et need lapsed ka omavahel toimiks, sest kooli ja lasteaia roll on ühelt poolt anda seda haridust, mis me sealt nagu õppekavast leiame, aga teine pool on sotsialiseerida, ehk siis nagu õppida, kuidas tulla toime ühiskonnas, et kuidas me inimestena üksteise keskkonnas, seltskonnas hakkama saame. Et kui seda ruumi ei ole, et siis see tekitab teise sellise olulise puuduse selles haridussüsteemis. Aga üks nüanss siia juurde, et tõepoolest mõtleme lasteaia rühma suuruse, et norm oleks 20, et on 24 last rühmas. Mis seal vahet on, ainult 4 last, eks ju, vahet võib mõelda. Aga sisulise poole pealt Ott rääkis, mis see tähendab nii õpetajatele kui igale konkreetsele lapsele. Aga ma toon siia ühe aspekti juurde, et see tegelikult tähendab seda, et rühm on 20% suurem ja see tähendab seda, et linna eelarve jaoks ta on 20% odavam. Ehk siis sa saad tegelikult selle kaudu, et kui sa paisutad lasteaiarühmasid, paisutad klasse, sa saad tegelikult haridusest raha ära võtta. Selle asemel, et rajada uusi koole, võtta palgale uusi õpetajaid, sa saad selle raha eest teha midagi muud. Ma ei tea, hoida üleval linnameediat, kus 40 inimest linnapead promovad 4 miljoni eest aastas ja nii edasi, asjad, mis me oleme ära lõpetanud. Ehk siis tegelikult selle 10 aasta jooksul mitte ainult lihtsalt süsteemselt
mitte alainvesteeritud haridusse, vaid haridusest on tegelikult raha välja võetud ja see suunatud siis hoopis teistesse kohtadesse ja see on ausalt öeldes suhteliselt kuritegelik, sest see ongi tänase Tallinna haridusolukorra nüüd kätte toonud. See, et meil on õpetajad läbi põlenud, see, et Tallinna koolidesse pigem nagu ei taheta minna tööle, et kui on võimalik mujale minna, siis eelistatakse neid kohti. See on tegelikult linnavalitsuse halva töö tulemus, et ma olen ükskord õpetajate tunnustusürituse, Tallinna tunnustusüritusel öelnud ausalt õpetajat, et koolipidaja ehk Tallinna linn on teid vedanud alt. Et ta on sundinud teid töötama tingimustes, kus tegelikult Tallinna õpetajad ei tohiks töötada. Ja siin on selle klassi suuruse osas nagu õpetajana tööle oluline element ka juurde, et kui me võtame selle 24 õpilast, mis peaks olema. Kui me paneme selle ühe õpilase sinna juurde, see ei ole lihtsalt +1 õpilane. See on +25 suhet selles klassis juures. Et see keerukus õpetaja jaoks seal klassis tegelikult kasvab eksponentsiaalselt. Ma nüüd mäletan enda nagu selliseid keerukamaid klasse, kellega, et kui sa said nad sellise vaiksesse töörütmi, siis see oli nagu selline, sa hiilisid seal ringi, nagu sa oleksid kusagil nagu õudukas, et ja nüüd kui kusagil keegi pillas pastaka maha, siis see oli nagu jäid äkitselt seisma nagu, et nii, nüüd on pekkis. Sest kellegilt tuleb selle pastaka kukkumise üle kommentaar ja äkitselt kogu see asi plahvatab selle, selline läheb lihtsalt üle klassi, et ja kui sul on seal klassis 30 õpilast, siis sul iga minut kukub mõni pastakas. No ja see 24 versus 30 on ikkagi väga suur vahe nagu tõesti, et päris palju ja. Aga vaata, rajate uued koolid on ju, 5, 8, mis iganes number oli? 8? 5? Lasteaedu 8, koole 3. Tead, 5 ja 8 mõlemad sobisid numbrid. Et lasteaedadega minu meelest on eriti veel see probleem, et kogu Tallinn on üks piirkond lasteaiaks on ju. Et määratakse üle linna ja kus iganes koht on, sinna sa lähed. Mis mulle tundub igapäevaselt täiesti õudne asi, mida ma nageerida, kui keegi saadaks mu nüüd Mustamäele lasteaeda on ju. See tundub veel keerulisem, mul on tunne lapsele. Kas seal on ka nagu mingit nagu lahendust või mingit loogikat kunagi paistmas? Juba on, aga tõsi, et see on veel üks näide sellest samast veel üks peatükk. Et kui me linnavalitsus alustasime, Tallinna linnal puudus kaardistus selles osas, et millistes asumites lasteaiakohti, kui palju neid on puudu, kui palju on lapsi järjekorras, see vaade puudus täielikult, see tundub uskumatu. Tundub nagu lihtsalt võtta statistika lahti ja hakka Excelisse kirjutama, aga huvitav. Ja natuke keerulisem, aga põhimõtteliselt linnaplaneerimise amet Madle Lippuse juhtimisel on sellega hakkama saanud. Meil on tekkinud, üles leidnud kõik lasteaiad. Meil on tekkinud tööriist, kuhu andmed automaatselt sisse tulevad. Me näeme neid sõõre, teeninduspiirkonna sõõre, et kui palju meil on, mis alad meil on üldse katmata ja selliseid on ka Tallinnas, kus tegelikult ei olegi lasteaeda, eks ju, munitsipaallasteaeda pakkuda. On neid kohti, kus lasteaed on, aga järjekord on 300 last, mis tähendab seda, et on vaja juurde ehitada. Ja nüüd on selle pealt tekkinud ka selline prioriteetide nimekiri, et kuhu me siis täiendavaid lasteaedu rajame. See on esimene pool. Teine pool on see, et me oleme nüüd võtnud sihiks, et kui arendatakse uut elamukvartalit, et siis me näeme sinna koheselt ka lasteaia rajamise ette sellisel viisil, et arendaja annab meile maa ja linn ehitab sinna siis lasteaia ja arendaja veel kaasfinantseerib seda ka. Selleks, et ei juhtuks niimoodi, nagu juhtus, mina olen alati toonud näiteks Pikaliiva asumit, Pikaliiva asum alates sealt siis Rocca-al-Mare ringist kuni linna piirini on mõlemale poole ehitatud kortermaju ja selles piirkonnas ei ole ühtegi kooli ja ei ole ühtegi munitsipaallasteaeda. Ja loomulikult siis me jõuame sinna, et miks meil on nii palju sundliikumist autoga, sellepärast arusaadavalt, kui linn ei ole sinna ette näinud, eks ju, adekvaatset haridusinfrastruktuuri, siis lapsevanemad loomulikult sõidutavad oma lapsi autoga, et mis neil muud üle jääb. Ja sinna samma me nüüd planeerime kooli, tegelikult on vaja sinna ka lasteaeda. Nüüd head näited praktika muutusest on näiteks manufaktuuri, kus on kokku lepitud ja juba siis projekteeritakse uut lasteaeda, ehk siis kui seal järk-järgult kortermajad kerkivad, et sinna tuleb ka munitsipaallasteaed. Vist 1 miljon eurot kaasrahastust tuleb siis arendajalt endalt, et selleks, et saada seda korteri mahtu ehitada, peavad nad kaasfinantseerima ka lasteaeda. Sarnane lugu ka hipodroomi arenduses ja paljudes teistes kohtades, nii et tuleviku vaatest me nagu selle probleemi lahendame ära.
aga tõsi ta on, et jätkuvasti kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Pirital on lasteaiakohtade puudus jätkuv ja seal tegelikult tuleb lasteaedu juurde ehitada. Tead sa, minu meelest see, nagu ma sain hiljuti teada, et üldse on olemas eliitlasteaiad ka, mis oli huvitav, ma arvasin, et nad on nii väiksed, et veel ei jaotata niimoodi. Aga nagu see, ma olen nagu 3. järjekorras nüüd on ju. Ma olen nüüd 3. järjekorras. Tean seda tunnet, olen ka olnud. ja see minu jaoks ongi nagu müstiline, et kui sul on nagu suur osa linnaelanikke on olnud selles olukorras. Kui see on nii suur osa, nii paljude inimeste elust, siis kuidas see nii suur osa inimeste elust ei ole nagu manageeritud ära valitud inimeste poolt ja linnavalitsuse poolt. See ei mahu mulle pähe lihtsalt, et kuidas see niimoodi et see tulemus on nagu ta on ju praeguseks, aga nagu sa selgitasid, tuleb lasteaedu juurde, tuleb ka koole juurde, see on nagu iseenesest positiivne on ju. Aga inimesi tuleb ju ka muidugi juurde. Kuidas siis otsustatakse, et kuhu uus lasteaed tuleb, lihtsalt kui tuleb uus arendus, siis pannakse lasteaed ka, pannakse kool ka, sellel on ka mingid mudelid või kuidas sa nagu seda nagu tulevikku, sa pead tegelikult vaatama 20 aastat tulevikku ju. Jah, see mudel tegelikult seda meile nüüd võimaldabki, et kui me planeerime, detailplaneering tuleb menetlusse, siis planeerijad võtavad mudeli lahti, vaatavad, missugune on seis 10-15 aasta pärast seal lasteaiakohtadega, ütlevad, kas nendel uutel elanikel on piisavalt lasteaiakohti, kui ei ole, siis tuleb planeeringu etapis see ette näha, nii et on täitsa tõenduspõhine loogiline mudel tänaseks tekkinud, aga loomulikult nii-öelda maastikul hakkab ta mõju andma alles mõne aasta pärast, et arusaadavalt täna projekteeritakse, ehitatakse mõnda neist, aga selleks, et seda nagu paljude asjadega Tallinnas, et see toru seal taga on nii umbes, et selle lahti saamine võtab teatud aja, aga selles suunas kindlasti liigutakse päris tempokalt. Aga kuidas siis, Ott, sulle ka vaimse tervise seisukohast just, et kui palju sa arvad, et kodulähedane kool või lasteaed mõjutab inimese tulevikus hakkama saamist, muidu õnnelik olemist, vaimset tervist? No üks sellisest laste vaimse tervise vaatest minu jaoks selline hinge teema ongi selline linnaruum, mis annab lastele iseseisvust. Et eriti koolieas, aga lasteaias ka, eks ole, et vanematel ainuüksi võtta ära see kohustuslik liikumine. Et sa ei ole oma lapse taksojuht päev läbi või nagu tuttavad vanemad on rääkinud, et küll need Boltid on maru head asjad, et ei kujuta ette, et kuidas varem sai last kasvatatud, sest sa saad nüüd takso saata sinna huviringi juurde, saad takso saata kooli juurde, aga enamus vanemaid siis pigem sõidutavad ise, eks ole. Nii et ühelt poolt on see vanemale, eks ole, hull peavalu, et sa oled äkitselt selles taksojuhi rollis, sõidutad lapse, ma ei tea, 20 minutit. Logistik lihtsalt. Jaa, sa 20 minutit sõidutad trenni, siis mõtled, et kell on tund aega trenn, et kas ma sõidan 20 minutit koju tagasi, et tulla 20 minutit kodus, et tulla 20 minutit tagasi või ma lihtsalt passin siin ees kusagil tunnikese või käin poes. Valus. Et see on suht absurdne vanema jaoks, aga laps on selles olukorras, kus kogu tema päev on mingi täiskasvanu poolt manageeritud. Ta on veel rohkem lõksus tegelikult selles mõttes. Et ma nagu hästi palju ütlen, et see linnaruum peab olema selline, mis võimaldab lastel vabalt lingi liikuda. Seda võimaldab see kodulähedane kool väga palju. Loomulikult muu keskkond peab ka turvaline olema, aga mitte ka selline vatises hoitud, sest lastel on vaja seda ruumi, et teha eakohaseid lollusi. Et sa käid ringi, võib-olla saad mõni sigadusega hakkama, aga peaasi, et on väike sigadus. Just, väike sigadus ja et kui on mõni õnnetus, siis on selline kerge ehmatus või et võib-olla marraskill põrv on väga tervislik asi lapsele, aga peasi, et see väike õnnetus ei lõppe sellega, et laps on auto alla surnud. See on nagu see risk, mida me kardame tihti peale ja mille pärast siis kõiki lapsi tahetakse nii palju sõidutada. Aga kodulähedane kool võimaldab seda, et tegelikult saab turvaliselt ise liigeda ja tegelikult vähendab ülipalju meie liiklusjamasid ka. Et meil on häid näiteid praegu, kuidas mõningad Tallinna koolide, kes on ju siis juba läinud üle kella 9 koolipäeva algusele ja äkitselt on kooli ees kadunud hommikune ummik.
Noh, ühelt poolt need vanemad, kes ikka toovad laste autoga kooli, noh, nad hajuvad rohkem ära, aga lapsed parema meelega magavad pikemalt. Ja tulevad ise bussiga ja saavad seda iseseisvat liikumist. Ja see uni on tegelikult hästi oluline, et see meil on, uuringuid on ülipalju tehtud ja need väga hästi näidanud seda, et hilisem koolipäeva algus tähendab seda, et lapsed magavad, vähemasti mingi osa sellest hilisemast algusest saavad nad selle uneaega juurde. Ja kuna enamus lapsi on unevaeguses ja uni on selline täielik baastase selleks, et üldse olla vaimselt terve ja heas seisus, et siis nad tegelikult on ka, see hilisem koolipäeva algusega on kõige lihtsam viis laste vaimset tervist toetada. Okei, aga visualiseerime siis, milline on ideaalne koolivõrk Tallinnas, kell 9 algav kool, kodust võib ka hiljem. Meil on kooli, mis alustavad hiljem. Päriselt? Ja, meil on Tallinnas Mahtra põhikool alustab koolipäeva 9.20. Põhikooli lõpuklassid lõpetavad selle koolipäeva üldiselt, kui ma õigesti mäletan, 14.15 ja neil mahub sinna sisse veel tunni aja, 50-minutiline õue ja söögi vahetund. Et nad on koolipäeva lihtsalt ümber settinud niimoodi, et nad saavad alustada 9.20, seal hommikul on võib-olla mõningad huviringid või järeleaitamistunnid, aga et see tegelikult võimaldab lastele palju paremini välja magada, hajutab seda liikumist ka paremini, eks ole, et tegelikult ei ole tarvis, et kõik lapsed seal kell 9 kooli jõuaks ja tegelikult kui koolipäeva algab hiljem, need lapsed puudumised tihti vähenevad, hilinemised vähenevad. Tean omast käest. Ma ütleks niimoodi, et lasteaed loomulikult peab olema kodu lähedal, sinna peab olema võimalik tegelikult lapsevanemal lapsega jala minna. Et see peaks olema see printsiip, see ei ole alati see, mida lapsevanemad eelistavad, me teame, et mõned lapsevanemad, ma ei tea, Nõmmelt toovad oma lasteaeda kesklinna, kui koht on, siis miks mitte, sest see on nii-öelda neile logistika mõttes parem, on selge, et lasteaiaealised lapsed iseseisvalt ei liigu. Aga koolide puhul ma ütleks, et meil on siin tagurpidi pigem jamps, mis tuleneb seadusest, on see, et meil on mõned kesklinna koolid, kuhu tung on suurem ja siis me peame siis seaduse järgi määrama lapsed kõige lähemasse kooli, seal mõõdetakse joonlauaga umbes, et mitu meetrit sa sealt elad. Et tegelikult juba kooliealine laps Tallinna linnas võib iseseisvalt liikuda mitu kilomeetrit kooli. Et kui me mõtleme maapiirkondadele, kus lapsed mõnikord liiguvad ka 10 kilomeetrit kooli, et tegelikult selles iseenesest ei ole midagi halba. Pigem on siin küsimus selles, et meil on vaja, et asumites oleksid põhikoolid tugevad, et vähendada seda survet kesklinna nii-öelda eliitkoolidesse, et tegelikult anda lapsevanematele see sõnum, et väga head kvaliteetset haridust on võimalik saada kodu lähedal, et ärge sundige neid lapsi sellest kadalipust läbi, see kõigile ei sobi, mõnele üksikule sobib, aga enamik lapsi saavad väga head ja parimat oma enda jaoks parimat haridust tegelikult kodulähedases põhikoolis. Ja ma olen väga nõus sellega, mis Ott ütles, Ott on seda alati rõhutanud ja ma saan seda kinnitada oma laste kogemuse pealt, et mul lapsed alates 1. klassist liiguvad kooli iseseisvalt, liiguvad bussiga, liiguvad jalgrattaga, suvisel ajal täna tütar läks just jalgrattaga ise 3 kilomeetrit sõidab kooli ja tänu sellele tegelikult see iseseisvus, mis on lastel tekkinud linnaruumis orienteerumisel, see on muljet avaldav, et ja tänu sellele, kui näiteks ükskord tütar sõitis bussiga mööda teise peatusse, tal ei teki mingisugust paanikat, ta saab aru, et seda aeg-ajalt juhtub, ta tuleb peatusest maha, helistab, küsib, kuule, et mis ma nüüd edasi teen. Et jalgrattaga suudab ta avastada, eks ju, linnaruumi hoopis teistmoodi ja näha, mismoodi asjad toimivad, õpib tegelikult ohutult liiklema, et kõike seda, nii et see on tegelikult ääretult oluline, et see iseseisvus tekiks. Tänu selle tekib ka sõprussuhteid, näiteks nad käivad pärast kooli staadionil lihtsalt palli tagumas, on leidnud endale mingid uued sõbrad. Viimati poeg tuli koju, ütles, et kuule, et käisin Maximas päeval, et ostsin, kas sa tead, kui kalliks pirukad on läinud, et see €60 maksab mingi pirukas, et see on ikka hull värk, mis meil hinnatõusuga toimub. Vabandust, kui vana ta on? 10. Okay. Et tänu sellele, et laps liigub, on ju iseseisvalt ise vaatab, et siis ta avastab tegelikult asju, mida ta muul ajal või muul viisil ei avastaks. Ja nad õpivad lahendama neid igasuguseid väljakutseid probleeme, mis tuleb täpselt see sama, et sellised väiksemad asjad nagu ma sõitsin peatuse mööda, et kuidas ma seal toimin, mitte ei lähe nagu paanikasse, sest see ongi see, et kuidas me tegelikult areneme, eks ole, et me areneme niimoodi, et meil on sujuvalt kasvavad väljakutsed, millega me järjest tuleme toime, aga kui me oleme kogu aeg hallatud siin vanemate poolt ja sõidutatud, siis meil need
meil on kogu aeg mingi täiskasvanu juures, kes need olukord ära lahendab meie eest. Kui meil on ka sõpradega väike tüli, siis me ei lahenda seda ise, vaid meil tuleb see täiskasvanu juurde, tuleb see lahendama. Loomulikult, kui see tüli on suurem, see on abivaja, vaja koos nagu läbi töötada. Aga et kui me oleme sõpradega väiksed lapsed koos väljas, siis me just ajame selle asja omavahel selgeks, et ilma rusikateta ja lõpuks sõnadega ikkagi kenasti. Aga me õpime ja areneme sellega. Et natuke pakubki nalja, kas nalja, aga tegelikult nagu irooniline vähemasti on see, et kuidas meil sellised inimesed, kes süüdistavad noori mingis nagu lumehelbeks olemiseks, on ka väga suured linnastunud linna või autostunud linna toetajad, aga see autostunud linn tekitabki seda, et lapsed on kogu aeg vati sees hoitud ja sealt iseenesest ka tõenäoliselt tekib see olukord, kus kasvab laps, kes ei oska selliste väljakutsete ja probleemidega toime tulla. Ta tundub minu meelest puhtalt minu enda isiklikust nagu elust tundub palju loogilisem, et mida kiiremini ta õpib õige bussi peale minema, seda kiiremini tekib mul jälle lisa 40 minutit vaba aega, mis on väga-väga palju, kui sa kõiki neid autosõite kokku hakkad liitma. Aga teine oluline asi, mis veel on hariduses tegelikult meeletult oluline, on eestikeelsele õppele üleminek. Ja Tallinnas ma saan aru, et küsiti lisaaega mingites koolides. Praegu tasapisi juba tegelikult praegu pandi rohkem lapsi esimesse klassi eestikeelsetesse koolidesse kui venekeelsetesse varasemalt. Et inimesed juba on nagu proaktiivselt ka nagu kaasa mõtlemas selles probleemis. Et mis see olukord on? See on väga keeruline asi, mida üks laps peab, see on väga suur muutus lapse elus, kui ta terve ta hariduse keel muutub. Mis olukord Tallinnas on sellega? Mis kõige keerulisem on? Kuidas läheb? No see esiteks on meeletult suur ja oluline reform. Ja eelmise aasta 1. septembrist läksid kõik lasteaiad ja esimesed 4. klassid üle eestikeelsele õppele. Ja ootuspärased lasteaedades ja esimestes klassides, väljakutseid probleeme on, aga laias laastus nagu arvata oli, tullakse toime. Ja mida siin psühholoogid on ka öelnud, et esimeses klassis on lapsel palju lihtsam kohaneda eestikeelse õppega, sellepärast et ta esimest korda üldse kooli tuleb, tema jaoks on kõik uus ja see, koolis on eestikeelne, selge, et lisaks kõikidele muudele muutustele, mis elus kaasnevad kooli minnes, et tal ei teki mingisugust tõrget. Et keerulisem on loomulikult 4. klassides, kus 3 aastat õpiti vene keeles, eks ju, ja siis järsku pidi hakkama õppima keeles, mida nad tegelikult ei valda. Ja ma olen alati seda välja öelnud, et ma arvan, et see oli riigi poolt viga. 4. klassid ühe pauguga üle viia eestikeelsele õppele. Ma pakkusin tollal ka kompromissi, kui Riigikogu seda menetles, et minna üle 3 aasta jooksul sujuvalt 4., 5., 6., et 6. lõpuks jõuda eestikeelse õppeni täielikult, aga minna sinna järk-järgult, aga seda otsust vastu tollal ei võetud, et tuleb ikka ruttu, hoogtöö korras, nii. Ja loomulikult seal on probleemid suured. Olgem ausad, nad on meil Tallinnas muidugi väiksemad, kui nad on näiteks Narvas, Sillamäel ja teistes linnades, meil siiski eestikeelne keelekeskkond linnas põhimõtteliselt on olemas, aga muresid loomulikult jagub ka meil, olles kohtunud 10 koolide lapsevanematega eelmise õppeaasta jooksul selleks, et saada nende tagasisidet, saada aru, et mis need mured on, siis ma võin öelda positiivse poole pealt, et üldiselt kõik lapsevanemad saavad aru selle reformi eesmärkidest, keegi sellele niimoodi süsteemselt vastu ei tööta, aga inimestel on aru saada, et lapsevanematena mure, et mis haridust nende lapsed saavad ja see on igati legitiimne, eks ju, nad näevad, et nende lapsed on hädas, nad näevad, et nad ei oska lapsi piisavalt toetada ja nad näevad, et tihtipeale ka kool seda ei suuda. Ja tulemused on selles mõttes 4. klasside puhul ka nagu ootuspäraselt mitmekesised, et need koolid, kes on ise tugevamad, need koolid, kus on enne olnud siis keelekümblusmetoodikat juurutatud, need tulevad paremini toime ja osades koolides on tulemused ikka päris kehvad. Ja mina olen öelnud, et see on selgelt 3 aastakäigu tuleviku küsimus, see on siis tänased 4., 5. ja 3., sest juba tänased teised on õppinud 1. klassist eesti keeles.
keeles. aga need 3 aastakäiku, et kui nemad ei saa korralikku haridust, siis see on tegelikult ka kogu riigi jaoks probleem. Ja me peame selles reformis õnnestuma, nii et sellest aastast me oleme see 1,5 aasta jooksul hästi palju panustanud täiendavat ressurssi, neid koole toetanud, sellest aastast oleme käivitanud veel täiendava sellise arenguprogrammi, kus väline meeskond tuleb kooli sisse, vaatab, et mis toimub, kas see kvaliteet on hea, mida parandada, anname veel täiendavat tuge. Oleme ka nüüd käivitamas sellist asja, et me püüame lapsevanematele anda praktilisi nõuandeid, mida on hästi vaja, eriti nende lapsevanemate puhul, kes ise eesti keelt piisavalt ei valda, et mismoodi üldse nii-öelda kakskeelset last kasvatada. Mina ise olen sünnist saati seda oma lastega teinud. Mina räägin oma lastega ainult vene keeles, abikaasa räägib ainult eesti keeles. Ja me püüame sellisel viisil last kakskeelsena arendada ja ma näen, et väga paljudel lapsevanematel neil selliseid oma praktilisi praktilisi oskuseid lihtsalt ei ole, aga kuidas ma siis seda teen, kas ma peaks hakkama temaga kodus rääkima eesti keeles rohkem, kust ma leian mingisugust täiendavat õppevara, et lapsele eestikeelset keelekeskkonda pakkuda ja nii edasi ja see on see koht, kus me nüüd siis oleme ka praktiliselt sellised õppevideosid hakkame looma lapsevanematele, et nad saaksid tegelikult aru, et me toetame, et see ei ole midagi unikaalset, need probleemid, millega need silmitsi seisavad. Ja et siin tunneli lõpus valgus on, aga sellesse tuleb päris märkimisväärselt loomulikult panustada. See on ikka, see on suur muutus mitte ainult lapsele, aga terve pere peab nagu kõvasti toime tulema. Ja aga keelega on ju, nagu sa ütlesid, et Narvas on ilmselt raskem, Tallinn on ikkagi üpriski eestikeelne ruum on ju. Aga teisest küljest on ikkagi see, et kui kõik su sõbrad räägivad vene keelt, sa ise räägid ainult vene keelt tolle hetkeni on ju. Ma ise ju mäletan, et ega ma olen ka vene keelt õppinud ja see on väga tavaline, et kõik on ju 7 aastat õppinud ja siis ütlevad nitševo on ja panimaju on ju. Et ei saagi aru, et ainus põhjus, miks ma räägin vene keelt nagu 3 lauset rohkem kui keskmine minu vanune inimene on see, et ma elasin vahepeal Gruusias ja taksojuhid on väga jutukad. Ja mis tähendab seda, mis ma öelda üritan, on see, et sa pead olema ikkagi tegelikult keskkonnas, kus sa saad seda harjutada ja sul peab olema soovi seda harjutada ka. Et sa tahad seda teha, et ma ei ole kindel, et kas nagu ainult koolis tunnis bioloogia õppimine on see nagu asi. Ma ütleks rohkem, et võid olla kindel, et ei ole piisav. Et seda me nägime ka gümnaasiumi reformiga 10 aastat tagasi, et 60% eestikeelset õpet gümnaasiumites tegelikult eesti keele oskuse tase keskmisena ei paranenud. Sellepärast, et kui see tund on läbi ja kõik muu elu jätkub samamoodi, siis tegelikult sellest mingit kasu pole. Ja siin on siis 2 lahendust. Üks on see, mida ma olen juba nüüd varsti 10 aastat ajanud, on siis koos õppiva koolimudel, et me tegelikult peame panema eesti venekeelsed noored koos õppima, koos ühtsesse ruumi selleks, kuna keel on praktiline oskus, kõik, kes on võõrkeelt õppinud, teavad, et nii kui sa seda mõni aasta ei kasuta, siis pole sul seda, eks ju, et ma kunagi suutsin saksa keeles filosoofilisi tekste lugeda, täna suudan kuskil knaipes õlut tellida ja see on tõenäoliselt minu saksa keele enam-vähem on ju tase, natuke liialdan, aga enam-vähem. Ja ega seal on sarnane lugu, et sa pead looma seda loomulikku keelekeskkonda ja Tallinnas on see olemas ja küsimus on, et kuidas seda nagu kasutusse võtta. Ja mida me teeme lisaks siis sellele, et toetame eestikeelsele õppele üleminekut koolides, on toetada seda huvitegevuses ja sporditegevuses. Spordiga mul on ka isiklik näide, meil on siin lapsed mul tegelevad jalgpalliga ja siis samal staadionil on sul nii-öelda vene klubid, jalkaklubid ja Eesti jalkaklubid. Sul samal staadionil samal ajal mängivad nii eesti kui vene poisid tüdrukud jalgpalli, aga nad mängivad eraldi, nad ei mängi koos. Tegelikult sealt oleks võimalik panna kokku segarühmad, kus tegelikult see keele areng toimub. Ja alates nüüd selle aasta septembrist me toetame spordiklubisid eraldi rahastusega, kui nad mitmekesistavad oma gruppide koosseisu. See näiteks mõnele klubile tähendab seda, et on vaja võtta ka eestikeelne treener, kes siis eestikeelseid lapsi suudab õpetada. Ja tänu sellele on võimalik siis just nii-öelda mänguliselt, mitte akadeemiliselt tegelikult luua seda keelekeskkonda. Sarnast asja teeme huvitegevuses, kus me tahame, et oleks rohkem nii-öelda segatud rühmasid, et venekeelsetel lastel oleks võimalik saada eestikeelset huvitegevust koos Eesti lastega.
ja mida me nüüd täiendavalt nüüd oma valimisprogrammi kontekstis tahame käivitada, me tahame käivitada just nendele 3 aastakäigule sellise asja nagu ülemineku toetus peredele. Et pered saaksid siis 100 eurot kvartalis, saaksid sellise vautšeri põhimõttel kasutada siis erinevaid just seda keelekeskkonda toetavaid tegevusi. Erinevad õppekäigud, muuseumi külastused, kultuur ja nii edasi, et tegelikult luua seda konteksti, kus siis eestikeelset ruumi oleks rohkem. Et see on selline lühiajaline vaade siis nendel lastele, kes on üleminekukoolides, aga pikemaajalisem vaade on ikkagi see, et nagu sa õigesti mainisid, et meil lapsevanemad saavad ise aru, et noh, eesti keeles õpetav vene kool ei ole päris see, vaid sa tahaksid siiski, et su lapsed õpiksid päriselt eestlastega koos, et nad saaksid eesti keele siiski emakeele tasemel lõpuks selgeks ja selleks on vaja koolikorralduslikke muutusi. Me peame hakkama neid koolikogukondasid kokku tooma, selleks on vaja läbimõeldud oma süsteemset plaani. See ei ole lihtsalt see, et paneme eesti vene lapsed kõik kokku, segame klassid ära ja vaatame, mis saab, eks, et selge, et siis midagi head ei saa. Aga et järk-järgult hakata sellist koosõppiva kooli mudelit juurutama, et ma arvan, see on väga oluline. See on järgmise valitsemisperioodi, ma arvan, kõige olulisem asi selles küsimus. Ja see ei ole, eks ole see, et me paneme eesti keelt mitte oskavad lapsed nüüd kokku lastega, kes on eesti emakeelega, sest nad kõik ju tegelikult lasteaias siis on juba käinud eestikeelse lasteaias. Ehk siis me ei räägi nüüd sellest, et sa pead hakkama esimeses klassis seda keeleõpet sinna täiesti juurde tegema. See on nagu olemas, aga noh, selleks, et see eesti keele oskus püsiks ja selleks, et üldse oleks üleüldine integreerumine toimuks, et meil Tallinn ei oleks enam nagu selline 2 gruppi ja eriti meil on ju Lasnamäe see segregeerumine või selline Eesti-Vene segregeerumine süvenenud ju veel siin taasiseseisvumise ajal. Et seda peab ikkagi pidurdada läbi selle, et inimesed puutuvad omavahel kokku, et nad teavad üksteise maailmast, et Lasnamäelt ei oleks kesklinna tulek, ei oleks mingi selline suur sündmus, vaid see on norm, mida sa teed. Ja ka vastupidi. Jah, et jällegi tundub selles mõttes tõesti loogiline, et enamik lapse arengut ja õpet ja otsa võid öelda, et mul on tuline õigus, toimub läbi sotsialiseerumise ja läbi suhtlemise ja seda ka väljaspool klassiruumi täpselt niimoodi huviringis ja spordiringis ja ka käies muuseumis ja näitusel on ju. Õpitakse väga-väga palju toimetulemist maailmaga. Ja sealt kujunevad ka väärtused. Et et missuguste väärtustega sa kokku puutud, eks ole, et kui ta tuleb, ütleme siin meile meremuuseumisse või erinevatesse muuseumitesse, mis meil Tallinnas on, eks ole, et sa puutud kokku Eesti kultuuriga ja sa tajud ka seda ennast paremini. Et sa hakkad ise sellesse ka ju ikkagi rohkem siis paremini sobituma, et see ei ole mingi nende kultuur, vaid see on ikkagi tegelikult meie ühine kultuur. Aga siis kui nagu ütleme, ei panda neid koole kokku nii, et lihtsalt lükatakse kokku, on ju, aga koole pannakse kokku, on ju, mul on tunne, et see jälle teeb õpetajatele töö jälle raskemaks, jälle keerulisemaks. No ma ütlen niimoodi, et seda ma olen ka algusest peale öelnud, et Tallinna linnas üleminek eestikeelsele õppele ei ole midagi, mis toimub vene koolides. Et sellest see puudutab kõiki haridusasutusi ja puudutab kõiki Tallinna peresid. Et nii ongi see otsus, kui see tehti, siis see oli asi, millega algusest peale pidi arvestama ja see, et me näeme täna, et aina rohkem venekeelseid lapsi tuleb eestikeelsetesse koolidesse, ei ole mitte error. See on väga hea. Vaid see pidigi juhtuma, et see on täiesti loogiline, et nii juhtub ja see on suures pildis hea. Nii et sellest küsimus on selles, et see ei tohi olla kontrollimatu protsess, vaid läbimõeldud protsess ja neid mudeleid, kuidas seda korraldada, seda nii-öelda ühtse kooli loogikat, et neid on tegelikult hästi mitmeid erinevaid. Üks kõige lihtsamaid näiteks on see, et olemasolevas eestikeelses koolis avada üks keelekümblus paralleel, kuhu võetaksegi siis vene emakeelega lapsed ja nad võivad seal olla eraldi nii-öelda oma paralleelis ainult võib-olla esimesed 3 aastat, nii kaua, kui nende eesti keel jõuab põhimõtteliselt emakeelega kõneleja tasemele ja pärast seda need klassid on võimalik täpselt samamoodi ära segada. Ja ma arvan, et selline protsess kulgeks väga valutult oma olemuselt, eks ju, ja ei tekitaks ka seda probleemi õpetajatele, et alguses on sul väga erineva
keeletasemega õpilased, nii et aga need on otsused, mida saab langetada koolikorralduslikult, et loomulikult ka selles üleminekus, nii nagu klasside suuruses, koolipidaja vastutus on luua selline haridusvõrk, ehk siis Tallinna linna vastutus on luua selline haridusvõrk, mis toetab õpetajat tema töös. Et selline tsentraalne linnapoolne hariduse juhtimine on ääretult oluline selleks, et õpetajal oleks võimalik oma tööd teha. Ja teistpidi on siin ka see pool, et siis pikas prestiis vaadates, Tallinn on ikkagi suhteliselt rahvusvaheline linn. Et see, et meil mõningates klassidesse on tulnud juurde vene emakeelega lapsi varasemast rohkem, see ei ole tegelikult suur dünaamika muutus selles mõttes, et nendesse klassidesse on ka seni jõudnud kas siis Ukraina emakeelega lapsi, aga ka erinevatest Euroopa riikidest ja väljaspooltki lapsi, kelle ei ole eesti emakeelt, kelle peres ei räägita eesti keelt ja nüüd õpetajad on pidanud sellega toimuma. Nagu me peame tegelikult teadlikult väga laialdaselt õpetajatele andma need tööriistad ja toetame neid selles protsessis, et neid lapsi sellesse oma klassi integreerida, et nad omandaksid seal keele, need lapsed peavad saama ka täiendavat tuge, et see õpetaja ei pea seal kõigi ülejäänud 23 lapsega koos nüüd seda ühte last nii-öelda ka eraldi veel talle keelt õpetama, see on selle protsessi osa, aga selle lapsel on ka eraldi tugi. Et seda on iseenesest mingis mõttes täna tehakse, aga see on oskus ja see on selline tööprotsess, mida on tegelikult igas koolis. Aga kindlasti, mis on ka selles olukorras hästi oluline, on kooli kultuuris kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine, et see on ka päris selge, see ei puuduta ainult venekeelseid lapsi, vaid tõesti väga paljusid, et kogu kooli kultuur väärtustaks seda, et meil on erineva taustaga õpilased, et neil on erinev ajalugu, neil on erinev vaatenurk, neil on kodus räägitakse teist keelt, aga siin me ehitame nii-öelda ühtset Eesti kooli, mis põhineb demokraatlikel liberaalsetel väärtustel ja ma arvan, et see on hästi oluline selleks, et need õpilased ka tunneksid ennast nendes koolides hästi. Sest kui üksik õpilane ka venekeelsest perest satub eestikeelsesse kooli, kus need väärtused ei ole kinnistunud, siis loomulikult ei ole tal seal kaugeltki kerge, et kiusamine ja kõik see muu käib siis selle asjaga kaasas ja see on ka põhjus, miks mõned on ka juba täna, ka neid, kes on läinud puhtalt eestikeelsesse kooli, aga hiljem tulnud tagasi nii-öelda ülemineku kooli, sellepärast, et see kooli keskkond tegelikult ei toetanud neid emotsionaalselt seal. Ja see on selline üldine kiusuennetus ka ja sellise nagu väärtused, mis me seal toome, eks ole, et sest see ei puuduta ainult sellist rahvuse põhist nagu diskrimineerimist või kiusamist, vaid see puudutab ka mingi erivajaduste põhiselt, et meil on ikkagi, meil on see, inimeste plead on kirju ja peamegi nagu omavahel toimima paremini ja eks sama nüüd, kui me räägime, kui meil on ka see ühtluskooli see küsimus või see, et meil erivajadusega õppijaid rohkem on ikkagi täna ka tavakoolides, mis idee poolest on väga hea ja kasulik, aga kui meil on klassid ülepaisutatud ja tugispetse on vähe, et siis on lihtsalt ka õpetaja jäetud klassi sellega nagu toime tulema. Et see on ühelt poolt siis selline koolikultuuri pool, et kuidas me loome seda aktsepteerivat nagu keskkonda seal, aga teiselt poolt siis seesama, et kuidas tugistruktuurid toimivad, et see õpetaja saaks seal normaalselt ka toime tulla, et seal klassis saaks õppimine tervislikult toimuda. Väga-väga huvitav. Ma küsin ühe viimase küsimuse mõlemalt. Milliseid samme peaks teie meelest linn astuma, et venekeelsele õppele üleminek oleks nii lastele kui vanematele võimalikult sujuv? Siin natukene tegelikult mõlemad juba rääkisite veidi, aga mis on teie meelest need kõige nagu olulisemad? Ma arvaks, et see pikaajaliselt vaade, et me seda tuge jätkame. Seesama need praegu nüüd 5. klassi läinud grupp õpilasi, et neid edasi toetada ja need õpilased, kes siis nagu praegu lähevad 4. kes ei ole veel, kes veel alles alustavad seda eestikeelsele õppele üleminekut ja on juba eelnevalt samas õppinud vene keeles, et neil hoida seda tuge, hoida selliseid täiendavaid ressursse tagada koolidele ja õpilastele ka seal väljaspool kooli, seesama huviharidus ja kultuuri pool, et neil seda üleminekut toetada pikaajaliselt. See ei ole nüüd aitame sellest 1 aastast läbi ja nüüd on nagu korras. Et kui me niimoodi suhtume, siis me tegelikult jätame seal nagu lünga sisse ja samas see ei jää isegi lüngaks, sest see nagu jääb
kasvama, sest kui sa õpid, eriti matemaatika on hea näide, kui sa jätad 1 aasta matemaatikat koolis vahele, siis sa järgmise aasta enam ei saa. Et sa oled sellest maha jäänud, et sul on lihtsalt ei ole see lülid ei jookse enam kokku, see eelteadmised järgmiste asjade õppimiseks on puudu. No esiteks ma ütleks, et ega siin ei ole ka midagi salata, et loomulikult Tallinna linn ei valmistanud koole selleks üleminekuks piisavalt ette, mis on ka arusaadav, sest endine linnapea veel 10 aastat tagasi seisis plakatiga Toompeal käed eemale vene koolist. Nii et kui mina talle paar aastat tagasi tegin ettepaneku, kui ülemineku otsus oli vastu võetud, et hakkame järk-järgult juba 2. ja 3. klasse ise üle viima eestikeelsele õppele, et 4. ei oleks nii raske, siis sellest ettepanekust viisakalt keelduti, et tegelikult me ei olnud piisavalt valmis. Aga see, mis nüüd ettevaatavalt on oluline, ma arvan, et esimene hoiak on see, et me ei tohi nõustuda sellega, mida muideks mitmed lapsevanemad on ka öelnud, et me saame aru, et minu lapsed haridust ei saa. Et riik on otsustanud, et minu lapsed jäävad haridust ilma, aga nii. Et ma kategooriliselt sellega ei nõustu, et ma arvan, et see, et 9. klassi lõpuks üleminevad klassid peavad keskmisena näitama vähemalt sama häid tulemusi, et see nii-öelda missioon, pühendumus peab linnal selgelt olema. Ja selleks, et seda saavutada, on esiteks koolikorraldus, need koolivõrgu küsimused selleks, et ühtse kooli poole liikuda, see on üks. Teine on loomulikult vajalikud ressursid, nii rahalised kui ka muud. Ja 3. on tulemuste osas nõudlikkus. Nõudlikkus koos toetusega, et me seirame pidevalt süsteemselt aastani 2030 iga aasta. Kui me tuvastame puudujääke, me anname nõu koolide, kuidas neid lahendada, aga me nõuame ka koolidelt tulemusi. Et see, et pooled lapsed ei saavuta tulemusi, et see vastus ei sobi, et sellega ei saa nõustuda, sest kaalul on liiga palju. Et kui need 3 asja süsteemselt aastani 2030 teha, siis ma arvan, et saame hakkama. Väga-väga huvitav oli teiega täna haridusest rääkida. Kuulge, suur aitäh teile ja aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani. Aitäh!